Selleks, et see kelgutõmme enda jaoks lihtsamaks teha, on mõistlik enda keha raskust võimalikult palju siia mängu panna. Ehk siis, mida rohkem ma taha põhimõtteliselt kallutan enda kehaga, seda lihtsamaks see kelk läheb ja võib-olla hakkab isegi ise liikuma, ilma et ma peaks seda eriti palju tõmbama. Sõltub muidugi, palju kehamassi on. Ühesõnaga, üritad siis natukene kaugemalt võib-olla haarata, sest sellel köiel on niikuinii mingi loks sees. Ja nüüd ma põhimõtteliselt esimese asjana kukungi taha, vajun nagu kandude peale ja tõmban keha sirgeks. Ja nüüd põhimõtteliselt vahet pole, millist tehnikat sa kasutad näiteks taha jalutamist, siis saadki selles taga kallutatud asendis edasi jalutada, et selili kukuks. Ehk siis üritan võimalikult palju kehamassi panna taha kukkuma ja nüüd see kelk põhimõtteliselt liigub ise. Ja nüüd kas siis haarad uuesti, võib-olla teed seda koha peal tehnikat, kallutad taha, tõmbad sirgeks või siis teedki taha jalutamisega vajudki siia taha, hakkad nagu pikali kukkuma ja nüüd selleks, et sa ei kukuks pikali, hakkad põhimõtteliselt jalgadega järgi kõndima. Niimoodi. Ja nii on seda palju lihtsam teha, sest su kehamass, sõltub palju sul on seda, teeb väga palju tööd sinu eest ära. Näed, kukun taha ja nüüd jalutan taha, põhimõtteliselt ma selili kukuks. Ja siis lõpus võib-olla ei saa nii palju seda kasutada, aga lõpus on natuke kergem ka.